Giovanni Boccaccio lõppsõna Decameronile. Õilsad noored naised, teie meelekosutuseks olen ma nii pika vaeva ette võtnud ja nüüd arvan ma, et olen Jumala abiga, küllap teie vagade palvete, mitte aga oma teenete tõttu, toime tulnud kõigega, mis ma selle teose algul üritasin teha. Tänades selle eest kõigepealt Jumalat, siis teid, tunnen ma, et on aeg puhkust anda sulele ja väsinud käele. Võib-olla leidub teie hulgas neid, kes ütlevad, et ma olen neid novelle kirjutades liiga vabalt talitanud, lastes näiteks naistel vahel jutustada ja väga sageli pealt kuulata asju, mida ausatel naistel pole sünnis rääkida ega kuulata. Ma lükkan selle etteheite tagasi, sest ükski novell pole nii ebasünnis, et teda ei saaks viisakate sõnadega väljendada. Sellega aga olen ma, nagu mulle näib, korralikult hakkama saanud. Kuid oletame, et asi tõesti nõnda on. Ma ei kavatse teiega siin vägikaigast vedama hakata, te saaksite minust võitu. Siis ütlen ma, et mul on käepärast küllalt põhjendusi, miks ma nõnda olen teinud. Esiteks, kui mõnes novellis midagi selle taolist leidub, siis on seda nõudnud jutustuse laad, sest kui neid vaadata arusaaja inimese taipliku pilguga, siis on selgesti näha, et neid teisiti jutustada ei saagi, kui ma poleks soovinud nende vormi põhjalikult muuta. Olgu need novellid millised tahes. Nad võivad kahju tuua ja kasulikud olla, nagu kõik muudki asjad, ikka selle järgi, missugune nende kuulaja on. Kes ei teaks, et inimestele on vein, joodikute ja paljude teiste arvates väga hea asi, kuid kahjulik sellele, kes palavikus on. Kas me hakkame nüüd ütlema, et vein on halb, kuna ta on kahjulik neile, kes palavikus viibivad? Kes ei teaks, et tuli on surelikele väga kasulik ja koguni hädatarvilik? Kas me hakkame nüüd ütlema, et tuli on halb, sest ta põletab maju, külasid ja linnu? Rikutud aruga inimene ei mõista ühtki sõna kainelt. Ja nagu tal mingit kasu pole sündsatest sõnadest, nõnda saavad sõnad, mis ehk päris sündsad pole, õige aruga inimest sama vähe määrida kui pori päikesekiiri või maa peal olev mustus taevailu. Millised raamatud, millised sõnad, millised tähed on pühamad, üllamad, auväärsemad kui püha kiri. Kuid eks ole küllalt neid, kes seda valesti tõlgitsedes ennast ja teisi hukatusse viinud. Iga asi iseenesest on millekski kõlblik, kuid halva tarvitamise juures võib ta paljudele kahju tuua. Nõnda on lugu ka minu novellidega. Kes neist halba nõu või halba eeskuju läheb otsima, see võib ka takistamatult leida seda, mis vahestas endas juba enne olemas oli ja ta hakkab seda sealt välja kiskuma. Kes aga neist novellidest head vilja soovib saada, selle eest ei hoia nad midagi varjul ja nad on alati tulusad ja sündsad, kui neid lugeda õigel ajal ja niisugustele inimestele, kelle jaoks nad on jutustatud.